ja isaga Toivu sünnipäeval. Ta sai küll ainult 5-aastaseks, aga noh, ikkagi. Ema ei tahtnud küll hästi minna ja ütles isale, et sealt ei saa jälle kunagi tulema. Mina aga ütlesin kogu aeg, et lähme ja lähme. No me siis läksimegi. Mina tahtsin kõige rohkem sellepärast minna, et Toivu ema teeb sünnipäevaks alati niisuguse kringli, kus on kohe palju rosinaid sees. Tee peal läksime kohvikus läbi ja ema ostis sealt tordi. Isa tahtis osta pudelikööri ka, aga ema ütles, et poes saab odavamalt. Poest ossimegi lõpuks ühe kirsilikööri. Teised olid juba kõik kohal. Raivo oli seal ja Ants ja Sirje ja Valdo ja ma kõigi nimesi ei teadnudki. Vanu inimesi oli veel rohkem. Kõigepealt tahtsin näha, mis Toivu kinki sai. Aga enne viis ema mind külaliste juurde. Pidin kõigile ütlema tere, tegema ilusti kraapsu ja siis hirmus kaua aega kuulama, kui suureks ma olen kasvanud ja kelle nägu ma rohkem olen. Lõpuks sain sealt tulema. Aga Toivu polnudki midagi kinki saanud. Üks üles keeratav auto oli, aga mul on omal samasugune. Siis olid seal veel mõned igavad asjad, paar pildiraamatut. Sirje ütles, et tema polnud oma sünnipäevaks ka midagi vahvat saanud. Kõik olid toonud aina torte ja viinasi. Mul oli ema ja isa pärast kangesti häbi, sest me tõime ju ka ainult tordi ja selle, mis see nüüd oligi. Teistele ma seda muidu ei ütelnud. Natuke aega mängisime veel, siis kutsuti lauda. Meil oli oma laud ja puha. Kui me juba istusime, hakkasid vanad oma lauas arutama, et kelle pruut või päigmes meist keegi on. Ma ei tea, mis pruudi juttu nad alati ajavad. Tüütavad selle mageda jutuga päris ära kohe. Nüüd pakuti meile võileiba. Ma ühe sõin, siis asusin kringli kallale. Meie lauas oli kohe igav ja ma vaatasin ikka, mis suured teevad. Alguses olid seal kõik kangesti viisakad. Igaüks püüdis teisele midagi pakkuda ja vahepeal visad ikka viina. See oli valge, nagu keegi seletas Moskva eriline. Kõik viskasid ikka põhjani. Muidu ei pidavat Toivu tõusma. Nüüd valas üks tädi endal ainult pool klaasi suhu ja kohe hakkas pelkama ja jätnud enne, kui ta oli teise poole ka ära joonud. Ma mõtlesin, et küll on ikka hea, et keegi ei käsi mul morsiklaasi iga kord põhjani valada, sest siis küll kringlit kõhtu ei mahuks. Nüüd öeldi meile, et võime minna mängima. Natuke aega mängisime, siis tuli Rein köögist ja ütles, et seal on juba 11 pudelit tühjad. Läksime koos vaatama. Kõik ei olnudki viinapudelid, rohkem oli õllepudeleid. Ma vaatasin järgi, me kirsilikööri pudelid polnudki veel seal. Siis hakkasid vanad laulma ja me jooksime sinna. Laulu ma tundsin kohe ära, hakkab alati peale. Ta elagu ja lõpeb. Klaasid kokku, kõlagu. Ja seda lauldakse alati, kui on suurem viina võtmine. Toivu ei saanud laulust üldse aru. Kõik seisid püsti, laulsid hirmus kõvasti ja Toivut ei lubatud ära ka joosta ja seepärast Toivu nuttis. No ta on veel väike ka. Teised lapsed pandi nüüd Toivu ema voodisse magama. Ainult Toivu ei tahtnud minna ja mina ja Rein jäime ka üles. Me läksime Reinuga jälle kööki ja lugesime tühjasi pudeleid. Nüüd oli neid küll juba 23, aga meie kirsipudelit ikkagi polnud veel. Rein tahtis teada, mitu tuhat rubla nende pudelite pärast oli makstud. Aga me ei teadnud, palju üks viinapudel maksab. Ma arvasin küll, et natuke üle
aga võib-olla olid need ka poest ostetud ja seepärast läksin Toivu isalt küsima. Küll ta oli naljakas. Algul ei tundnud mind ära, siis arvas, et ma olen Toivo ja lõpus käskis seda rahule jätta. Ise rääkis aga kole võõra häälega ühe tädi kõrva ikka, et ma tahan teid suudelda ja suudelda. Vaata, seda sõna ma küll veel ei teadnud. Lõpuks Toivu isa tüdines rääkimisest ära ja viina ja andis tädile musi. No, nüüd mul oli kohe selge. Suudlemine on viinase suuga musi andmine. Sellest saab koolis poistele kohe räägitud. Läksin tagasi kööki. Seal oli nüüd juba 30 pudelit. Rein oli ka seal. Naeris kogu aeg ja ütles lõpuks, et ta on täitsa täis. Ta oli kõrgis kummutunud pudelite pahjasi ja käskis mul ka juua. Oi, nüüd ma leidsingi lõpuks meie kirsipudeli. Rööpasin selle põhja ära, aga seal oli nii kilgakene. Rein käis siis külaliste toas, virutas ühe klaasi punast likööri ja ütles, et seal ei pane keegi iseennast ka enam tähele. Likööri lõime kahekesi ära ja Rein tahtis suitsu ka veel tõmmata, aga nüüd kostis suurest toast jube kõva laul ja me jooksime sinna. See on kangesti tore laul. Algul kõik istuvad, siis tõusevad püsti, siis ronivad veel toolidele ja lõpuks lähevad koos laua alla. Ise hoiavad üksteise käest kinni ja üldse on see laul kõige vahvam siis, kui kõik on kõvasti viina täis. Me laulsime Reinuga ka. Ronisime veel tugitooli püstigi. Aga järsku ma ei tahtnud enam laulda ka midagi. Laul läks kohe nii halvaks, sellepärast, et keegi ei pannud enam Toivut tähele. Ta istus nurgas põrandal, üles keeratav auto oli süles ja suured pisarad jooksid mööda põski alla. Ta oli täitsa üksi. Auto üleskeeramise võti oli kadunud. Keegi otsida ei aidanud ja sellepärast nuttiski. Ma aitasin otsida ja kui üles leidsin, läksime teise tuppa mängima. Toivo aga oli väsinud ja ei tahtnud enam mängida ja ronis koos riietega voodisse. Ma ei osanud ka enam midagi teha. Ja kui nüüd ema ütles, et lähme koju, olin otsekohe nõus. Tee peal ema ja isa naersid, rääkisid valju häälega, isa loksus veidi. Mina ei rääkinud ühtegi sõna ja ema ütles, et näe, laps on unine. Ma ainult mõtlesin, et kui jälle mõne lapse sünnipäeval joomaks läheb, panen sealt kohe ajama.